ja flashbang on siis selline nii-öelda reaktsioon, mille käigus eraldab hästi palju valgust. Et ajaloos on seda kasutatud ka näiteks vastaste pimestamiseks. Ja igatahes ta on selline mitte just kõige meeldivam. Aga mina teen ka nüüd sellist nii-öelda miniatuurset flashbangi, et ikkagi teie jaoks ohutu oleks asi. Ja siis selleks ma lisangi taaskord alumiiniumipulbrit, mis on tõesti selline imepeenike. Väärib hästi näppe ka. Ja taaskord ma lisan siia kaaliumkloraadi. Missugune oli kaaliumkloraadi koostis? Ta on siis kaaliumklooro 3. Nii et hea, kui see näiteks meelde jääks. Ja siis taaskord ma segan selle segu just segan vihikuks nagu suhkru puhulgi. See on tähtis see, et kloraadist tuleb hapnik ilusti pääseks nüüd siis metalli osakeste juurde ja aitaks teil siis põleda. Peaks seda just segamini saama. Aga nagu ma juba mainisin, et tegu on siis flashbangiga, mille siis käigus eraldab hästi palju valgust ning eraldab pritsika sädemik tihtipeale, siis nagu enda ohutuse mõttes ma just kasutan selle segu süütamiseks viitsütikut. Et no viitsütik on see, et põhimõtteliselt viidab aega ning ikkagi süütab minu segu. Ja viitsütikuks on mul siis võetud kaaliumpermanganaati. Nüüd natukene seda. Ning selle kaaliumpermanganaadile ma lisan siis ainult ühe tilga glütserooli. Ja eks ühest tilgast piisab. Ning see viitsütiks peaks umbes aega võtma võib-olla pool minutit. Ja mis siin siis toimub, see viitsütiku puhul on see, et see kaaliumpermanganaat ja glütserool reageerivad omavahel. Taaskord on temperatuur hästi suureks ja